Sõitsin 20 minutit linnast välja meie ööbimiskohast Colorado jõe äärde ja nüüd lähen Iceboxi Canyonisse. See asub vaat seal. Nüüd kohe peab vaatama, kus ma paremale keeran, aga see on siin siis Colorado hommikul voolamas. Nii, ja nüüd siia. Algus on küll täitsa läbi padriku. Loodan, et valisin ikkagi õige raja. Canyon võib tunduda küll, et lihtne, et mis siin on seinte vahel. Aga tegelikult siin all võib olla suur igasugune radade rägastik. Veidi avaram koht. Siin on tõesti jahe. Mingid linnud teevad häälekesi. Kahjuks kostab ka maatelt mootorimüra. Nii, mis siin siis? Lähme ääre pealt, siin on väike oja voolamas ka. Nii, siit ääre pealt üle. Need sääsed ka tulevad välja, pagan. See küll hea ei ole. Piinistavad vastikult. Nüüd on boulderid ees. Ma katsun neist kuidagi üle saada. Nii, tundub, et midagi juba leiangi. Mingi edasi nüüd koha. Ja, nüüd on kõva boulderi väli. Kus sa siit nüüd lähed? Võta nüüd kinni. On kõva kompunnimine. Nii edasi. Siin on kõva riparian forest, kui nii peab öelda siin. Langevad okstega mets. Ja kui on bluu lähen, vaatan, kus siit jõuab. Nii, ja see ongi vist lõpp. Jep, siit edasi ei saa. Finito, aga tehtud. Lähme vaatame, siis siin on nagu ikka puul põhjas. Veidi rohelust. 12 minutit sama, mis eile Moonflower Canyon. Aga siin oli veidi rohkem boulderi peal ikkagi müristamist. Nii. Jah, nagu amfiteater. – 25 minutit ja Icebox Canyon tehtud. Teen nüüd väikese põikega Negrobilli Canyonisse, mille kahjuks poliitkorrektsusest hulluks läinud ameeriklased on ümber nimetanud Grand Staffi Canyoniks, aga nad ei ole veel jõudnud kõiki silte ümber teha, linnas on ikka veel Negrobilli Canyon. Vaatan siis kaugele jõuan ka, sest täna on plaanis veel Lasalli mägedesse minna. Teised jäid veel hommikul sättima. Ei taha, et nad minu järel vaataksid. Selle seina taga üleval on Porcupine Rim, üks ägedama servaga maastikurattaradasid. Ilus, tore, liivane rajakene, vahepeal on kivisid, siis on puude alt, oja vuliseb, kaktused, igasugused muud taimed ja loomulikult ilusad kanjoni nõlvad. No vaat, miski tasandik. Mõned matkajad on siin veel, aga see on täitsa tundmatult ilus koht. Väga ilus ja lihtne rada on. Ma ei mäleta seda 2002. aastast nii sellise kergena
et ta läks siin ilusasti mööda selliseid liivaseid kindlaid ääri. Rohkem ma mäletan igal pool üle oja ronimist ja põõsaste vahelt läbi surumist. Eks nii pean hakkama ka varsti ringi keerama, sest tuldud on 15 minutit ja teised võivad hakata ootama. Nii aitab, siin pean ringi keerama. Südametunnistus jääb muidu kripeldama. Tõusin ühe boulderi otsa. Ja sinna siis tagasi. Nüüd tagasi jalutamine. Nüüd jõuangi lõppu. Umbes 36-37 minutiga tegin oma väikese ringi. No ma arvan, et vast peaaegu 2 kilomeetrit. All vasakul siis vuliseb soja. Nüüd tuleb veidikene üle siit nende leedžide ehk astangute sammuda. Ettevaatlik peab ikka olema, sest lahtist ja liiva või peal olla ja siis libised. Ja siis on lugu halb. Nii, ja seal ongi ees parkla.